No tere, oleme kogunenud siia Lähte spordihalli ja õige pea on hakkamas siis saali jalgpallimeistriliiga järjekordne mäng, kus kohtuvad omavahel Tartu FC Inter ja Narva United. Vabandust, väravas number 23 Danil Ivakin, number 13 Stanislav Postrov, number 14 Lev Lušin, number 4. Jätkame Interi palliga, Anton Braiko, jättis Juunil kaotab palli Postrov, Kalamees läheb ja Kalamees ei lähe ise, Komarov! Ja Kalamees tegi siin vähemalt pool värat ja Anton Komarov 42 lööb seisuks 0-1. Ja Komarov siin korralikult tegelikult, vabandust, see on mängi peatreener Vladimir Lonšakov tegelikult, kes on ja nüüd Tjunin jookseb noorte poiste vahel ja läheb löögile ja lööb ära! Andrei Tjunin lööb selle palli väravasse, ta jookseb need 3 korda nooremad poisid üle ja lööb selle palli väravasse, mida ka sai mainitud, et see mees näitab, et ei ole vahet, kui vana sa oled, loeb see, kui hea. Siin oli ikkagi juba suurepärase pantrippaga tegemist. Joo, kui hea võimalus. Jah. Suurepärane võimalus ja lõpeb see väravaga Kalinitski selle Lonšakovi järjekordse eeltöö, nagu ma enne mainisin. Lööb ära ja seis on 1-2 ning mõlemad mängija võtab ise palli üles. No, nüüd Kalamees, Komarov ja Postrov. Ja Kolomees läheb ise ja pole mingit võimalust. Kalamees lihtsalt lahendas selle praegu meistrikult ära ja seis on 1-3. 4-5,6 ja vaata, kes Tjunin lööb ära, 0, ei löö, jäi natukene. Ei lugenud. Natukene ei puudu, iske murdase sekund. Aga 1-3 ja me oleme teiega sellisel seisul, et hetkel ka vaatamata selle, et Lonšakov seal taga keerutab lendavana. Oi, kui hea sööt. Kaidi, võtke välja, tehke kaeraani, makske kinni, mida iganes, Lonšakovi järjekordne väravasööt. Täna kindlasti juba teine ja Komarov lihtsalt lahendab. Just hakkasin rääkima, et joo, päästab sellise ära praegu Lušin ja Tjunin lööb ka tühjast mööda, aga juba sekund enne seda, kui ta plokki läks, ma sain aru, et ta jõuab sinna. Ja nüüd Šustov saab värava, see on tema jaoks nii oluline. Gitanovi värava sööt, aga Šustov on otsinud täna 5-1 on seis. Ja Narva läheb siin oma teed. Taaskord võimalus Kalamees. Ja seis on 6-1. Kalamees lööb selle ära. Ja saab nüüd minna siin Lev Lušin ja lööb ära. Katerinin, Gitanov ja Gitanov lööb sellise värava. Ja siin juba nauditakse. Katerinin, uuesti Gitanov, nüüd Lonšakov. Ja siin ikka Šustov pani siukse mängu käima. Ja nüüd on olemas Komarov, on olemas Kalamees ja Kaškin püüab selle palli. Just hoiab palli Mitrofanov ja Bondarenko oli väraval olemas, aga ei tule sinna pall. Lonšakov, Kalamees. Ikka lükkab Lonšakov. Oi! Ja Komarov saab oma hätriki, siuke söödumäng. Vinogradov.
jah, ja nii lihtsalt käiski. Vinogradi poolt paar kiiremat sammu, Šustov ja Kidanov lööb ära. 11-1. Kohv, kaotas palli ära, Becker ja Raužin. Ei tule. Lušin, Komarov, ui, kõatõrje taaskord Kaškini poolt. Ei tea, see mees väärib mingit ausammast ja tuleb nüüd. Ja tuleb 12. Maksim Raužin lööb lõpuks Kaškini jalga vahelt. No mees ei jõua tassida see koorem, mida ta tänase mängus on pidanud tassima meeletusest, et see seis ole. Ja Kidanov päästab, Šustov, Kidanov ja Vinogradov lõhi lõpuks oma värava ära. Otsis, mis ta otsis, 13-1 on tõsiasi. Epic. Ja Šustov, tühi värav ja lööb ära. 14-1, Šustov, hat-trick. See on päris tugev mäng. Ja täname teid kõiki mängu eest, 14-1, Narva United võtab siit kindla võidu ja järgmiste mängudeni.